Tere tulemast vaatama Epka Missioonikeskuse adventti- ja veebikursuse Ootame Jeesust, teist osa. Selle teemaks on Mina olen. Kui sa ei ole jõudnud vaadata veel seda esimest osa, Taaveti poeg, siis pole midagi. Iga nendest osadest on oma tervik ja saad seda ka hiljem vaadata. Aga lähme nüüd siis tänase teema juurde. Täna on teine adventi pühapäev ja päeva Vanatestamendi lugemises prohvet Jesaja raamatus me kuuleme sõnad. Nõnda ütleb Issand, Iisraeli kuningas ja tema lunastaja, vägede Issand. Mina olen esimene ja viimane, ei ole muud jumalat kui mina. Need sarnased sõnad korduvad ka Uues Testamendis, Johannese ilmutuse raamatus, kus Jeesus ütleb enda kohta, mina olen esimene ja viimne ja elav. Võib-olla mäletad, et Jeesus ka varem kasutas neid sõnu, mina olen. Ja paar korda see tekitas juutides sellised reaktsioonid, mis tunduvad meile natuke ülepaisunud. Näiteks Jeesus ütles, tõesti, ma ütlen teile, enne kui Abraham sündis, olen mina. Okei, see lause on natuke kummaline. Enne kui Abraham sündis juba ammu tagasi, siis olen mina. Kuidagi ei lähe kokku. Aga mis oli juutide reaktsioon? Nad tahtsid Jeesust kividega surnuks visata sellest, et ta niimoodi ütleks. Või siis, kui Jeesus tuldi vangistama ja öeldi, et me otsime Jeesust Natsaretlast. Jeesus vastas, mina olengi see. Mina olen. Siis vangistajad taganesid ja kukkusid maha. Miks nad nii käitusid? Nagu nad oleks tundnud mingit väga suurt hirmu. Kui me kuuleme eesti keeles need sõnad, mina olen, siis me ei märka neis väga midagi imelist. Aga kui juudid kuulsid need sõnad, või Jeesus ütles need sõnad araamea keeles, mis on väga ligidal heebrea keelt, siis nad kuulsid seal ka sügavamat sõnumit. Et me saaksime aru, mille pärast need sõnad on nii tähtsad, siis me peame tegema piibli lahti teisest Moosese raamatust. Kui Jumal kutsus Moosese, küsis Mooses, mis tema nimi on. Kui iisraellased küsivad, kes see Jumal on, kes sind läkitas, et mida ma ütlen Jumala nimeks. Jumala vastus aga polnud väga selge. Ta ütles nimelt Moosesele, ma olen see, kes ma olen. Ja ta jätkas, ütle Iisraeli lastele nõnda, ma olen, on mind läkitanud teie juurde. Jumal siis ilmutas oma nimeks, ma olen. Hebrea keeles ütles ta ehje aser ehje, millest tuleb nimi, mida võib-olla paljud teist on kuulnud, Jumala nimi Jahve või siis JHVH, sest tol ajal piiblis vokaaleid üldse ei kasutatud, et kirjutatigi ainult nii. Ja see nimi oli ja ikka veel on juutidele nii püha, et nad seda ei saa öelda. Ja tavaliselt, kui nad piiblit lugevad sealt need tähed JHVH, siis nad asendavad selle sõnaga Adonai. Ja muidu, kui kunagi oled mõelnud, et kust siis tuleb see sõna Jehova Jumala nimeks, siis tegelikult tulebki sellest, et hiljem, kui heebrea keeles piiblisse ka lisati vokaalid, siis tahti teha kindlaks seda, et keegi kogemata ei ütleks seda Jumala püha nime. Ja siis nad panid JHVH-le vokaalid sõnast Adonai. Ja siis sealt hiljem tuligi kasutusele see Jehova. Aga mis nimi see selline siis on? Mina olen. See nagu jääks pooleli. Ootaks, et no siis tuleb mingi jätku sellele. Kes ta siis on? Milline ta on? Aga see on see nimi, mida Jumal tahtis meile ilmutada. Mina olen. Ta on. Ta lihtsalt on. Ta ise on terve olemasolu
temas lähtub kõik, mis on olemas. Hebrea keeles see sõna olla ei ole mingi passiivne. Tähendus ei ole see, et keegi lihtsalt on kuskil ja mitte midagi ei tee, vaid see sõna on aktiivne. Kui Jumal ütleb, et ta on, siis see tähendab seda, et ta ka kutsub olema. Ta annab elu, et ilma temata mitte midagi ei saa olla. Jumala nimi, mina olen, näitab seda, et ta on absoluutne, igavene, alati olev. Midagi nii suurt, midagi nii püha, et me ei suuda seda täiesti mõista. Jumalal pole algust, Jumalal pole lõppu, vaid ta ise on algus ja lõpp. Esimene ja viimane, nagu alguses selles Jesaja raamatu kirjakohas kuulsime. Jumal on ka selle maailma algus ja selle maailma lõpp. Ja meie elu algus ja meie elu lõpp on tema käes. See nimi, mina olen, rõhutab Jumala pühadust, seda, kuidas ta on midagi nii palju rohkemat, kui mida me suudame mõista. Me oleme täiesti sõltuvad temast. Ja kui Jumal ilmutaks ennast ainult selle nimega, mina olen, siis võib olla, et ta jääks meile päris kaugeks. Sest siis ta oleks kuskil nii kaugel, kuskil nii kõrgel, kuhu me ise ei saa kunagi ulatada. Ja sellepärast on tähtis, et lisaks sellele, et Jumal ilmutas oma absoluutse püha nime, mina olen, ta ka täiendas seda ise. Muidugi Vanas Testamendis Jumal ütles päris palju asju enda kohta, aga seal on 7 sellist kirjakohta, kus ta täiendab just seda nime, mina olen, JHVH. Ta lisas midagi nende tähtede järele. Ja mida ta siis enda kohta ütles? Loeme need 7 nime. Ta on Jahve Jireh ehk issand näeb. Jahve Rahfa, issand su ravija. Jahve Nissi, minu sõjalip issand. Jahve Shalom, issand on rahu. Jahve Raah, issand on mu karjane. Jahve Tsitkenu, issand meie õigus. Jahve Shammah, issand on seal ja issand on kohal. Meie Jumal on siis see, kes näeb kõike, kelle eest ei saa mitte midagi salgata, kelle teadmata ei meile meie elus juhtu midagi. Sellise Jumala ees me võiksime tunda hirmu. Ta näeb kõike, ta teab kõike. Aga ta on ka ravija. Ta tahab ja ta saab teha meid terveks. Ta tahab meid aidata. Ta on meie sõjalip, ehk ta on see, kelle järel me saame käia ja kellega koos me siin vaimulikus sõjas, mis kogu aeg ikka veel käib meie ümber, me oleme võitja poolt, sest ta on ise võitja. Jumal on meie karjane. Ta on see, kes hoolitseb meie eest, kes juhatab meid, kes teab, mida me vajame ja kes annab meile seda, mida me vajame. Aga kes ka vajadusel kutsub meid korrale, siis kui me oleme eksimas. Jumal on õigus. Ta on ise õiglane. Ta on püha. Aga ta ka teeb meid õigeks. Ilma tema abita me ei saaks kunagi seista tema pühaduse ees. Aga tema armastus on nii suur, et tema, kes on õiglane, teeb enda ees õigeks ka meid. Ja 7. Jumal on kohal. Ta on siin. Ta on meie juures alati. Ta ei jää kuhugi kaugele, vaid ta tuleb meid ligi. Ja kindlasti pole kokkusattumus, et Jumal täiendab oma nime just täpselt 7 korda. Sest Piibli arvude sümboliigas 7
on Jumala ja täiuslikkuse arv. Ja kui Jumal täiendab oma nime 7 korda, siis kuulutab ta sellega meile ka seda, et ta on täiuslik vastus meie kõigile vajadustele. Ta õpetab seda, et me ei pea otsima teda kuskilt kaugelt, vaid ta ise otsib meid. Ta tuleb meie juurde. Ta annab meile kõike seda, mida me vajame. Ja tõesti, umbes 2000 aastat tagasi loobus Püha Jumal oma ääretult kirkusest ja tuli meie juurde. Ta sündis inimeseks. Sellepärast me jõule tähistamegi. Paulus kirjutas filiplastele, tõenäoliselt võttis need sõnast mingist vanast Kristushümnist, mida juba algkogudustes laulti. Jeesus, olles Jumala kuju, ei arvanud osaks olla Jumala võrdne, vaid loobus iseenese olust, võttes orja kuju, saades inimese sarnaseks ja ta leiti välimuselt inimesena. Ajatu ja piiramatu sündis meie aega. Sündis inimelu ajalikkuse ja piirangute keskele. Suur Püha Jumal tuli väikeseks inimlapseks. Aga samal ajal säilitas Jumal ka oma jumaliku loomuse. Nagu loeme kirjast heebrealastele, Jeesus, olles tema kirkuse kiirgus ja tema olemuse kuju ning kandes köiksust oma väesõnaga. Kui Jeesus kasutas enda kohta seda Jumala nime mina olen, said juudid väga pahaseks, sest nende arust see oli Jumala teotust. Keegi teine kui Jumal ei saa enda kohta nii öelda. Mitte kellelgi inimesel pole õigust võtta endale seda püha nime, võtta endale seda positsiooni, et ta on kõik, ta on ääretu, ta on piiramatu, ta on igavene. Mitte keegi inimene ei saa niimoodi tõsta ennast Jumala kõrvale, Jumala sarnaseks. Ja neil oli täiesti õigus. Mitte keegi inimene seda ei tohiks teha. Aga Jeesusel oli õigus seda teha. Nad lihtsalt ei saanud sellest aru, sest nad ei tundnud Jeesust Jumala pojana. Nad ei mõistnud seda, et Jeesus ongi see, kes on, mina olen. Jeesusel oli õigus sellele nimele. Nagu Vanas Testamendis Jumal täiendas seda oma nime 7 korda, nii tegi ka Jeesus Uues Testamendis. Kui me loeme Johannese evangeeliumit, siis me leiame sealt 7 Jeesuse suurt mina olen laused. Võib-olla sa mäletad mõned neist. Aga mida Jeesus ütles enda olevat? Mina olen eluleib. Mina olen maailma valgus. Mina olen uks. Mina olen hea karjane. Mina olen ülestõusmine ja elu. Mina olen tee, tõde ja elu. Mina olen tõeline viinapuu. Jeesuses tuli Jumal ise meie inimeste juurde ja temas me saame näha Jumalat. Temas me saame õppida veel paremini Jumalat tunda. Mida ta siis meile Jumalast õpetab? Jeesus on eluleib. Ta toidab meid. Ta täidab kõik meie vajadused, meie igatsused. Ta on maailma valgus. Ta toob valguse meie pimedusse. See mõte on eriliselt ilus nüüd talvel aasta kõige pimedamal ajal. Aga selle tuum on veel sügavamal, sest terve maailm on pimeduses sellepärast, et me elame pattu langenud maailmas. Me elame selles pattu pimeduses, kus me ise ei leia teed Jumala juurde, kus me ise ei alati näe seda, mis on õige ja mis on vale.
kus me peame kartma nii seda maailma pimedust kui meie oma südame pimedust. Aga Jeesus tõi siia maailma valguse ja koos temaga me liigume edasi valguses ja valgusesse. Jeesus on see uks, kelle läbi me saame Jumala juurde. Me ise ei saa minna üle sellest müürist. Me ei saa murda seda müüri, mis pattu tõttu on meie ja Jumala vahel olemas. Aga Jumal ise avas meile ukse, avas meile Jeesus ristikujulise ukse, kust me saame käia läbi, kust me saame Jumala juurde. Jeesus on meie hea karjane, kes andis oma elu oma lammaste eest, ehk siis meie eest. Nii palju ta meid armastas. Ta on see hea karjane, kes meid kaitseb, kes meie eest hoolitseb, kes tahab anda meile elu, kes tahab anda seda ülirohkesti. Ja Jeesus ei jäänud surma, vaid ta on ka ülestõusmine ja elu. Ta saab anda elu ka meile. Tänu Jeesusele isegi surmal ei enam ole meelevalda meie elus ega meelevalda meie üle, sest Jeesus on selle surma juba ära võitnud. Ta ei jäänud surmasse, vaid ta istub nüüd kirkuses Isa paremal käel. Ja Jeesus on tee, tõde ja elu. Ka praegusel ajal, mida kutsutakse tööjärgseks ajastuks, kus inimesed mõtlevad, et enam polegi üht ainsat tõde, vaid igaühel inimesel on oma tõde, igaüks saab selle oma töö endale teha. Aga Jeesus ütleb, et tema on tõde. See tõde, mis teeb meid tõeliselt vabaks, seda me ei leia kuskilt mujalt kui Jumalast. Me ei leia seda kuskilt mujalt kui sellest ilmutusest, mida Jumal enda kohta annab, mida me saame tunda Jeesuses, mida me saame piiblist lugeda. Ja lõpuks on Jeesus viinapuu, kelle oksad me oleme, kelle läbi me saame elu ja kelle läbi me oleme ka ühendatud üksteisega. Ma käisin nüüd päris kiiresti läbi väga palju seda, mida sisaldab Jumala mina olen nimi. Aga ma soovitan, et võta veel hiljem endale aega neile Vana Testamendi 7 Jumala nimele ja neile Uue Testamendi 7 Jumala nimele või nime täiendusele. Mõtlen nendele. Kuula, mida Jumal nende nimede kaudu just täna, just praeguses hetkes sulle räägib. Mis on nende tähendus sinu tänases päevas? Mis nendest nimedest, mis Jumala olemusest on see, mis just praegu sind puudutab, mida sul on vaja? Veel lõpuks me tuleme tagasi selle juurde, millega alustasime. Jeesus ütleb, mina olen A ja O, esimene ja viimane, algus ja ots. Jeesus on algus. Tema läbi on loodud kõik. Ta on püsiv ja kindel põhi meie elule iga päev. Sest ta on ka täna ja ta on igavesti. Ja ta on ka see, kes tuleb viimasel päeval maailma üle kohut mõistma. Ta on see, kellel on öelda viimane sõna. Aga õnneks see sõna pole hirmus meile, kes temasse usume, kes tunnistame, et sina oled see, kes pidi tulema, sina oled see, keda me ootasime. Sina oled Püha Jumala poeg, sina oled meie päästja. Me saame öelda, nagu Hiob ütles Jumalalle, sest ma tean, et mu lunastaja elab ja tema jääb viimsena põrmu peale seisma
Ja kuigi mun nahka on nöntän ylittut, saan mä ilma ihuttakin nähdä Jumalat, Teta, ketä mä isen näen, ketä näevät mun oma silmät. Tuleb see päev, kui Jeesus jääb viimsena põrmu peale seisma. Me saamme silmast silmani teda nähdä. Me saamme nähdä Jumalat, kes on, minä olen, kes on igavene. Ja me saamme ka koos temaga igavesti elada. Nüüd, kui sulle tekkis sellest kuuldust mõned mõtted või küsimused, siis saad neid kirjutada mulle või saad kirjutada neid selle video kommentaaridesse. Või siis on ka võimalik jälle esmaspäeva õhtul kell 6 saada kokku Teamsis ja koos arutada seda teemat ja neid küsimusi, mida see äratas. Et juhised selle Teamsi kokkusaamisele liitumiseks saad lugeda siit video alt. Ja nüüd ma soovin sulle väga õnnistatud adventi ja jätku.